tere tulemast tagasi! Meie oleme Kojamehed. Täna on meil saates auto, mis on võitnud viimased 6 aastat Vormel 1 maailmameistri tiitlit. Lewis Hamiltoni käe all. No, Nico Rosberg võitis ka 1 aasta. Ja autoks on Mercedes-Benz GLC. Pistik hübriid. See siin on 190 kilovatine linnamaastur, mis on kupee pistikhübriid. Ta on nagu sportlik diivan. Ja tagasihoidusega ei hiilga, sest et neil on siin ka kohe teine märk. Tagakaamera on peidetud siia sisse, see on siin all peidus. Hinnad algavad 60 000 eurost. Siuke B-tuur või? Nüüd meie siis lemmikrubriigi juurde, kui naine kodust välja viskab, ehk siis kas autos saab magada või mitte. See on teine auto, see Mikal visab täielik. Eesti veel Kia Stinger, see on teine. Ma pean andma siin maksimaalsed punktid 99 alatseb paremini. Ja täiesti sirgelt proovi, kui palju siin on 2 inimesed vaadata, no võib-olla siin 3. kui on vaja festivali kuskil olla. Nii et 9. Istmetest. Nahast väga mugavad istmed. Ette-taha küll liigub kangiga, aga ülejäänud funktsioonid on kõik elektrilised. Ja sa saad endale valida täpselt sellise istme, nagu sul vaja on. No, sõrmust isandad on siin ilusti olemas vähemalt. Isegi kui iste on küllaltki kõrgel, siis pearuumi jääb pikal inimesele siia väga palju. Ka taga on ruumi piisavalt. Mahutab 3 inimest ilma mingisuguse raskuseta ja sobib ka võrkpallikoondisele. Ja ka see käetugi omab endas mitmeid erinevaid funktsioone. Siia saad panna ükskõik mida sa soovid. Ja kui läheb vee joomiseks, siis saab ka siia panna mõlemale poole topsikese või pudelikese. Tagaistmel pearuumiga on selline kõige esimene Nokia telefon mahub ilusti vahele. Mugavuse hindeks annaksime 85 puhtalt sellepärast, et meile antud auto ei ole kõige kõrgema paketiga ja avaldab siiski niivõrd suurt muljet, et siin on lausa mugav olla, ka tagaistmel, nii esiistmel, ükskõik millistel istmetel, 85 punkti on aus. Nüüd räägime siis lisavarustusest. Istmed on pool elektrilised ja pool mehaanilised. Istme soojus on jälle 3-pallisüsteemis, roolisoojendus puudub, pikivahehoidja puudub, aga see-eest on kiirushoidja ja limiidihoidja. Pimedanurga hoiataja on olemas, parkimisabi on olemas, pagasiruum käib automaatselt lahti, hologramm-displeid ei ole, autohold on, tagurdamiskaamera on väga hea. Meilt saab auto 70 punkti lisavarustuse eest. Esimene auto, mis sai absoluutselt ise hakkama külgboksiga niimoodi, et ise vahetab käigu ja ta lihtsalt parkis siia 2 auto vahele täiesti ilusti ära. Selle õnnestunud parkimistesti valguses me otsustasime, et me tõstame lisavarustuse punkte ja paneme sellele veel 7 juurde, kuna see parkimine oli tõesti muljetavaldav. Kütusekulu kohta. Hetkel on meie keskmine kütusekulu 6,6 liitrit 100-le. 6,6 sellise suure masina kohta on väga hea. Alguses me ehmatasime ära, et kuidas eeldatav distants langeb, aga eks me kiirendasime ka ja elektri oma on 18,7 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. See on sama, mis minil, aga väiksem kui koonal. Seega ütleme, et kütusekulu elektri osa on madal, kuid on see probleem, et lihtsalt seda elektriga sõitmist ei ole nii palju. Meile räägiti, et täislaetud on 30. Kütusekulu eest saab auto meie poolt 75 punkti. 3, 2, 1, läks. Ja stop! 0-100 meie katsetuse järgi tuli umbes täpselt 6 sekundit, mis paneb ta meie tabelis teisele kohale Kia Stingeri järele. 0-100 segmendis saab see auto meilt 65 punkti. Kokkuvõtteks siis auto on olnud väga-väga tugevate tulemustega. Ma arvan, et kui arvutada välja keskmine, siis see võib olla üks kõige kõrgema keskmise tulemusega auto, mida meie seni testinud oleme. Ja me mõtlesime siin selle peale, et auto näeb väga majesteetlik ja esinduslik välja.
ta meile anti musta värvi ja et see on tõesti väga peen ja näeb väga uhke välja. Samas ei ole ka väga rahakotile, nii et Jüri Ratas, härra peaminister, kui te meie saadet kindlasti vaatate, mida te absoluutselt kindlasti teete, suure nõudlusega saade nagu see on meil, siis me soovitaks, et kui tuleb järgmine hange valitsuse liikmete ametiautodele, siis seda autot võib kaaluda, sellepärast et siin tagaistmel istuda on väga mugav, samas kui vaja, saab ka ees sõita. Samuti ka ülejäänud Riigikogu liikmed ei oleks väga pahased, kuna see ei käi niivõrd rahakotile kui praegused autod, mida te kasutate seal, mis on ka Mercedes. Ma arvan, et see on teile väga mugav ilus sisustus, te tunnete kohe ennast võimsalt. See karjub võim. Seda teile on vaja. Ja ma arvan, et selle noodiga me lõpetame tänase saate. Aitäh teile! Ei ole sa siin autos kunagi üksinda, sest sinuga on alati kaasas üks veetlev naishääl, kes on valmis sind alati aitama. See ei ole mina. Jah, ainuke, mis on vaja teha, on öelda Hi Mercedes! How may I help you? Nothing, thank you. What can I do for you? No, thank you, I'm fine. Could you repeat your input, please? Shut up, please! Kuuletub käsklustele pigem kui palvetele.